Pea igas Eestimaa kodus valmistatakse jõuludel piparkooke. Tallinna südalinnas on avatud näitus Piparkoogimaania võlumaailm, mis võtab külalisi vastu erakordselt isuäratava lõhnabuketiga. Just siin on võimalik linnarahval ammutada vahvaid piparkoogi-ideid ning soovi korral ka suu magusaks teha. Sel aastal on Piparkoogimaania sünnipäev. Piparkoogimaania saab 5-aastaseks. Siin osalevad üle 100 Eesti loovinimese, disainerid, arhitektid, keraamikud ja nii edasi. Selle aasta teema on võlupood, ehk siis, et siin mitte ainult piparkoogimaagia seekord, vaid ka veel nendel imelistel piparkoogi disaini teostel on veel omakorda väga erinevad võluomadused. Ehk siis millised täpsemalt? Vot, seda peab nüüd küll tulema siia ise vaatama. Ma võin ainult nagu vihjena öelda, et meil on siin näiteks ajamasina poolt peatatud hetk, kus kohv lendab välja tassidest. See on selline situatsioon, kus ühte hetke saab lõpmatuseni pikendada näiteks. Siis meil on kassaaparaat vanaaegne, kus tegelikult on kirjutatud peal tasuta. Siin on võlusõnade generaator ja palju põnevat, aga rohkem ma teile küll ei räägi, sest te peate ise tulema vaatama. Kust tulevad need ideed? Kas juba aasta jooksul hakkavad kunstnikud mõtlema selle peale, milliseid piparkoogimaanial aasta lõpus teha? Mina mõtlen niimoodi, et kui võtta see tainas kätte hakata küpsetama, siis juba need vürtsid, see maailm, mis tekib sinu ümber, sealt tulevadki need ideed, et tegelikult see näitus on küpsetatud mõned päevad enne avamist ainult. Kas on kindel lemmik piparkoogi tainas ka? Aga loomulikult, meil on ju Piparkoogimaania tainas juba 3. aastat, kus sees on muuseas ka väiksed nipid. Näitusele sisenedes hakkab ninna meeletult hea piparkoogi lõhn. Ja mis seal salata, et see paneb suu vett jooksma vist küll igal ühel ja ma näen siin nurgas ka kohvimasinat. Ehk siis, kas on võimalik teil siin ka kohvi juua ja piparkooke krõbistada? Jah, see näitus ei ole teistmoodi üldse mõeldav, sellepärast, et kuna me ei saa lubada endale eksponaatide ära söömist, siis me peame pakkuma piparkooke ja seda tõesti kõike sealt kohvikust saab. Ma näen, et teil on käes üks piparkook, mille peale on kirjutatud kliendikaart. No mida see tähendab? See on võlupoe kliendikaart, mille autoriteks on Tiit ja Erika Liiv. Ja kes selle kliendikaardi endale omandab, siis talle muutuvad need ostud hoopis teistsuguseks. Näiteks mõni ost maksab hoopis 100% rohkem. Aga see lisakulu läheb siis võlumaailmades asja ajamiseks. Ja igal erineval kliendikaartil on erinev võluomadus, nii et seda peab tulema ise siia hankima. Lisaks aadressil Pärnu maantee 6 asuva võlumaailma külastamisele kutsuvad sealsed piparkoogimeistrid osalema lindlasi ka fotokonkursis, mille tingimused leiab aadressilt www.piparkoogimaania.ee.